on 1. veebruar ja esimene hommik siin Hispaanias. Või noh, tegelikult teine hommik Hispaanias, aga esimene hommik Torreviejas, kuhu me nüüd ilmselt ka jääme. Väga huvitav, me ei ole kunagi käinud siin kumbki ja esmamulje oli ju eilne, siis kui me siia tulime. Nii et esimene jalutuskäik ka siin. Vaatame, mis siin on. Praegu mõnus, päike paistab, meri paistab. Põnev, ma lähen poodi, lähme vaatame, mis poest saab. Oleks vaja hommikusöögimaterjali ja sealpool. Oleks vaja hommikusöögimaterjali ja muud materjali ka, kohvi ja asju, nii et let's shop. Siin on mingi turg. Okei, ma ei tea, kas see on juba avatud. Ei ole vist. Ühesõnaga, jaa, väga hea uni oli täna ja ma ei tea, siin on kohe gym on ka, Synergy gym. Ma olen guugeldanud selle kohta. Okei, no äge. Siin poes on mingi mega suur sükeste valmis pitsade lett näiteks. Aga mina, siin on mingi mereandide värk ka. Aga mina tahan saia ja midagi muud veel. Aga väga huvitav, issand, nii ägedad toidud siin kõik. Siis siin on meeletult suur vinnutatud lihalett. Ja siin on veel kõvasti liha. Kassid on nii harjunud, et me lähme umbes sellel kellaajal ära juba. Ja nüüd hoiavad tähega kokku. Sidney on siin teki all, Briti on peal. No, mitte kunagi ei maga üksteise kaisus. Mitte kunagi. Praegu lihtsalt hoiavad niimoodi kokku. Nunnud. Stressis. Nad ei saa aru veel, et me ei lähe ära tegelikult. Kassid, me ei lähe ära. Me ei lähe ära. Paari päeva pärast. Sii? Tere tulemast uude vlogi. Täna on 2. veebruar ja meil on siin Torreviejas täna teine päev. Ehk siis selles linnas, kuhu me nüüd ka jääme. Ja ütleme nii, et ma tegelikult tahtsin eilset päeva ka vlogida, aga tulid ootamatud asjad vahele tööga seoses, mida oli vaja kustutada. Nii et põhimõtteliselt eilne päev oli teistmoodi päev ja sai otsustatud, et ma hakkan käima korra kuus siis, või siis vahepeal isegi rohkem, kui on vaja Eestis. Ja siis lihtsalt lendangi siit vahepeal Alicante lennujaamast Tallinna, teen asjad ära, mis on vaja ja tulen siia tagasi. See variant on tegelikult kõige parem. Ja ülejäänud ajast on kõik kaugtöö meil, nii et jah, siis teate, miks ma vahepeal Eestis käin lihtsalt töö pärast nagu. Aga mulle täiesti see sobib, minu jaoks on see väga hea, minu arust on kõige parem variant isegi ja jah, nii et näen oma pere ikkagi korra kuus, vähemalt nädal aega, nii et kõik on nagu timmu. Aga täna on pühapäev ja meil on see korter siit bookingust võetud kuni teisipäeva hommikuni. Nii et meil on nagu väga kiiresti vaja endale mingit pikemaegset majutust ja päris raske on siin tegelikult leida seda. Eriti välismaalasi nagu väga ei usaldata vist või siuke, mitte nagu ei usaldata, vaid no ikka jah, usalduse teema on ka, et ma olen kuulnud, et siin paljud välismaalased ei jõua lihtsalt ära maksta oma üüri ja jäävadki nagu puuküürnikeks ja siis sellepärast ongi välismaalaste suhtes ollakse hästi skeptilised. Ja pluss üürihinnad on ka nagu, nad on nagu okeid, aga nad on veits kallimad kui Eestis või noh, kui Tallinnas siis. Samas kommunaalid on madalamad. Et jah, aga väga raske on leida sükst korterit esiteks, mis endale meeldiks ja sükses nagu hinnaklassis, mis oleks normaalne. Nii et nüüd me oleme 2 tükki sellist leidnud ja neid me lähme ka täna vaatama. Ühte lähme vaatama kell 3 ja teist lähme vaatama siis kell 4. Need on suht lähestikku, ma üldse imesta, kui need ongi mingi paar minutit jalutada. Nad on nagu siit põhimõtteliselt Torrevieja sentrist nagu veits väljas ikkagi, et siia sentrisse meil oleks jalutada sükene 20 minutit, midagi sellist. Nii et jah, lähme täna vaatama. Enne seda nüüd on vaja tööd teha veel ja iga päev teeme ikka väga palju
tööasju, kõigepealt teeme tööasjad ära ja siis lähme alles käime ringi ja õhtul ilmselt veel tööasju. Aga mulle selline elu väga meeldib, võib-olla mõne jaoks on mingi, issand, sa teed nii palju tööd, vaata, aga reaalsus on see, et kui sulle su töö meeldib, siis nagu sa isegi, nagu ma ei võta seda nagu tööna, ma lihtsalt nimetan seda tööks, sest see on nagu töö, on ju, aga ühesõnaga, ma juba jään väga segast juttu, aga ühesõnaga, kui sulle meeldib su töö, siis sa võid seda teha ka kogu aeg nagu 24/7, et mul ei ole selle vastu nagu absoluutselt mitte midagi. Peaasi, et kõik toimib, peaasi, et kõik on hästi, peaasi, et kõik on rahul ja peaasi, et see on kvaliteetne ja kõik. Eile käisime ringi natukene siin tänavatel ja tutvusime siin eluoluga. Nii mõnus oli, õues oli küll 16 kraadi, aga mul oli täpselt selline tunne nagu 20 oleks, sest et see 16, mis me kujutame Eestis, et ei ole siin üldse 16, nagu see päike on lihtsalt nii kõrgel, see kütab nii räigelt, nii soeli ja teate, mis on kõige haigem. Mul on jalanõud kõik pagasnikus taga nagu kotis ja sealt ei saa kätte neid praegu. Me ei saa neid enne sealt kätte, millel on mõtted neid enne sealt võtta, kui me oleme saanud kuskil korterisse sisse kolida. Sest et muidu meil on lihtsalt väga raske seda pagasniku ust seal kinni panna lõpuks on ja meil on kõik väga hästi seda ära pakitud. Nii et nüüd nii kaua, kuni me saame uue korteri, siis ma käin talvesaabastega ringi siin. Põhimõtteliselt kujutage ette seda talvesaabastega, kui on 20 kraadi. See on nagu räme, see on räme. See on päris raske, mul oli eile räigelt palav, aga vähemalt ma käisin ringi üks topiga ja mul oli lihtsalt retuusid ja mul oli täiega palav, aga mõnus. No väga mõnus. Ilm on nii mõnus ja see koht on ka siin väga mõnus. Käisime eile siin ranna ääres ja ootasime. Ja ütleme nii, et praegu on off-season on ju, et jaanuar on kõige külmam kuu, veebruar on ka veits külm, nüüd hakkab ju soojamaks minema ja kui on siin see nagu tippaeg, siis suvel, siis siin linnas on mingi 400 000 inimest umbes päevas, aga muidu siin elab umbes 90 000 inimest. Ehk siis kujutage ette, kui palju turiste siin sellel ajal on. Et praegu siin ongi suhteliselt kohalikud või noh, hästi palju ka välismaalasi elab selles linnas siin. Et jah, siuke väga hea tunde on jätnud see koht, ta ei ole liiga suur, aga samas siin on kõik olemas. Ta ei ole ka liiga väike, ta ei ole nagu liiga siuke külakoht. Kindlasti külakohta ei ole selles suhtes, ta on ikkagi mõnus ja siin on oluliselt rohkem mida teha, kui näiteks Mustamäel, kus me enne elasime. Mis siin ikka, tuleb hakata tööd tegema ja siis hiljem lähme korterid juba vaatama ja võtan teid ka sinna korteri vaatamisele kaasa. Käisime nüüd seda korterit vaatamas ära, mida me kõige rohkem tahtsime. 2 korterit meil oli, mida me tahtsime vaatama minna ja meile tundub, et me saame selle, sest et nendele ka meie väga meeldisime. Me oleme Eestis, nemad on Leedus need korteriomanikud. Nii et tundub, et läheb asjaks ja kolmapäeva hommikul tuleme siia, võtame korteri üle ja ilmselt saame ka e-allkirjastada lepingu. Nii et siin on nii palju paate ja purjekaid. Tulime esimest korda välja sööma Hispaanias. Siin on mingi üli suurt õlle saab tellida, mis oli 1,2 liitrine või. Ja siis me tellisime ikka süüa ka veel, süüa veel ei ole toodud lauda, aga siin on toodi lauda mingi selline, mis see nüüd on, balsamico põhimõtteliselt või? Ja siis 95%-line oliiviõliga siuksed topsid. Ja ma tellisin siis, ma tahtsin paellat tellida, aga seal saab ainult 2 inimese tellida, Kaspar võttis oma karnet siia, liha süüa. Ja mina siis tellisin endale pescado ehk siis kala. Ja starteriks tellisime krevette. Pescado, patatas fritas, ensalada, patatas, carne, vino blanco, cerveza, el hombre. Nii, me käisime just söömas ära. Ja meil on niimoodi, et kui me näiteks oleme kuskil restoranis ja me ei oska midagi öelda, siis me räägime inglise keeles, me räägime nii palju hispaania keeles, kui me oskame, aga kui me ei oska, siis me räägime inglise keeles.
aga siis hiljem peab kripeldama, et kuidas see nüüd hispaania keeles on, siis me alati paneme translate'i, vaatame üle ja proovime seda meelde jätta. Praegune lause, mida me üritame meelde jätta, on see, et me just sõime. Siin käisime just restoranis, me läksime teisel kõrval olevas restorani menüüd vaatama ja siis juba teenindajad tulid ligi. Siis meil oli vaja öelda, et me just sõime, me ütlesime inglise keeles, aga me tahame seda järgmine kord hispaania keeles öelda ja hispaania keeles on see siis acabamos de comer. Acabamos de comer on hispaania keeles ehk siis acabamos de comer. Järgmine kord ütleme acabamos de comer ja nii õppimegi oma hispaania keele selgeks. Guugeldasime, kuidas see on. Me kõndisime 5 meetrit edasi ja siis tuli üks restoran, kes inimest sisse kutsub. Ja siis see kohe küsis meilt ja siis me ütlesime, no gracias, acabamos de comer. Koheselt nagu Kaspar kohe fleksis sellega, et oskab üldse meile meeldib siin. Kuna me näeme ju täiesti välismaalased välja, siis kõigi nagu hispaanlased siin nagu, miks nad on veits kurjad välismaalaste peale ka, mis ma olen kuulnud siin vähemalt, on see, et välismaalased tulevad siia elama, aga nad ei viitsi isegi hispaania keelt nagu õppida. Nad proovivad oma inglise keeleks siin hakkama saada. Ja sellepärast me nüüd näeme ka, et tegelikult need kohalikud üldse ei eeldagi, et me oskame midagi öelda, kas või mingid basic'uid asju neile hispaania keeles. Kui me ütleme midagi, siis nad on kogu üllatunud nägudega. Et siuke nagu loed silmadest ära mingi. Okei, sa oskad seda öelda, sa oskad seda ka veel öelda, nagu mis asja, kes sa oled, vaata? Täpselt siukeste nägudega. Who are you? Ma arvan otse veel. Nii et äge, meil on see aasta aega Duolingotamist ikkagi tasub ära. Nüüd saad siin kogu aeg seda rakendada ja flexid. See on nagu mäng. Käid ja mängid siin. Näitad, see on nagu real life Duolingo, vaata. See on eksam. Ja me oleme õpilased ja kõik hispaanlased on siin õpetajad. Estudiante, yo soy jefe y tus jefa y tus maestro. Mida Kaspar praegu ütles hispaania keeles, et mina on õpilane ja tema on minu õpetaja ja see, mis see jefe nüüd ongi eesti keeles? Juht, boss. Vot. Siuke kanepilõnk käib aeg-ajalt üle nina. Siin vahepeal. Siin on legaalne ka ju. Oma tarbed. On või? Okei. Vot. Ja mis me veel täna õppisime, mis sõna eelnev õppisime, jamar on kaasa võtta, kohvi näiteks kaasa võtta. Levar. Siis kott on puskar. Poš. Da, ikka pead õppima. Poše. Lähme. Mingi sõna me õppisime veel täna. Sa käisid juuksuris, siis sa vaatasid mingit sõna või mingit lauset. Ma ei mäleta, mis see oli enam. Mis sõna see oli? Telo muestro. Telo muestro. I show you. Yeah, I show you. Telo muestrare. Telo muestrare. Nagu demonstreerin, telo muestrare. Tegelikult hispaania keel on väga loogiline. Sa pead lihtsalt tahtma seda õppida. Vot, aga nüüd on sida lõpp. No nii, täna on siis see päev, kus me kolime oma üürikasse, pikema aegsesse üürikasse. Ja kell on varsti vist 9 läbi juba ja kella 10 me lähme siis siit bookingu korterist välja. Saame koos sinna uude korterisse ära kolida ja homme ma sõidan juba Eestisse mõneks päevaks. Ja siis ma tulen tagasi siia ja siis ma lähen uuesti Eestisse. Igatahes, eile vist oli eile sai ära allkirjastatud see üürileping ka. Aga ma ei tea, ma ise tunnen nagu, et enne ei ole midagi kindlat, kui võtmed pole käes. Nii et täna siis saame võtmed kätte. Loodetavasti tuleb hästi. Ja asukoht on ka seal korteril väga hea, et see hakkab täitsa ranna ääres olema. Ma vist on seda juba öelnud ka siin. Nii et jah, väga pidulik päev meie jaoks, väga excited ja saab sisse ja saab lõpuks pikaaegse koha endale ja kogu aeg möllama ringi erinevates lühiaegsetes kohtades. Enamus asjad on ikka autos, jube must on auto ja nii palju asju, nagu vaadake, mul ei ole isegi jalgadel põhimõtteliselt ruumi. Ja siin on siis kasside pesad, asjad
ja no ei ole ruumi, lihtsalt ei ole ruumi. Nii vähe on kohta, kõik siit on täis nagu full täis lihtsalt. Üks asi, mis siin on väga teistmoodi, on prügimajandus, et kõigil on sellised ühised prügikastid siin nagu terve linna peal, kogu aeg lihtsalt igal pool on prügikastid, lihtsalt mine vii ära, et ei ole mingi ühistu prügikaste, et lihtsalt kõigil on nagu ühine. Suht iga päev tühjendatakse ka ja prügi ka ikkagi sorteeritakse, nii et jah, selline majandus käib siin. Jalutades pead sa väga ettevaatlik olema, sest kakajunne võib leida siin lihtsalt tee peal, nagu inimestel ei ole. Ma ei tea, miks nad ei puhasta lihtsalt ära neid junne, kui nende koer teeb häda. Tegelikult ei saa öelda, et keegi ei puhasta neid junne ära. Enamus ikkagi võtavad õnneks, aga on neid, kes ei võta ja eile ma astusin ka ühe junni sisse siin ja puhastasin seda nii kõvasti. Issand, siin on jälle nii rõve lihtsalt, miks nad ei võta ära neid, täiesti haige. Prügikast on siin igal pool, nagu näiteks seal on prügikastid ja siis juba seal on prügikastid, see roheline paistab ja niimoodi iga nurga peal, nagu lihtsalt mine vii oma prügi ära, vaata. Nii, me ootame nüüd siin korteri ees oma seda korteri omanikku, kassid on siin taga. Siit nii naljakene, aga Britni on ka. Tarvest juba lähen pikale sõidule, tegelikult nüüd ootame siin korteri omanikku. Praegu vaata, mul on väike jume isegi näkku tekkinud eilsega. Upsi hästi, aga ja vasti saame sisse oma korterisse ja mulle just kirjutas ka Elu24, et nad tahavad teha loo sellest, et me tulime siia Hispaaniasse ja andsin neile just natukene, vastasin küsimustele ja saatsin neile pilte ja kassid saavad uudistesse ka, saavad piltidega, nende oma piltidega kirjutatakse nendesse. Me saime oma korteri ilusti kätte. Ma veel ei näita, milline see välja näeb, sest et päris räpane on siin kõik ja esimene asi, mis ma tegin, ma läksin poodi, ma läksin koristusvahendeid, mikrofiiberlappe, kõike, nii et ma teen siin kõigepealt kõik puhtaks ja siis ma alles näitan, milline see välja näeb. Väga räpane, väga rõve, aga ma sain siit ühe väga hea puhastusvahendi, kus on äädikas ja asjad sees ja see on mingi bio ja natural. Ma kodus ei kasuta ka üldse kodukeemiat, nii et selles suhtes see on väga-väga hea. Ainukene, mis siin saada oli selline, nii et teeb vähemalt kõik väga hästi puhtaks, aga koristame nüüd edasi, sest siin on koristada tohu ja palju nagu. Nii, mul on alles külmkapp, see kapp puhastatud ja see kapp on veel teha, see on tehtud. Kõik nõud ära pesta siit ja siis saab kõigi ühele poole. Aga mul on reaalselt siuke tunne, et nad ei ole mitte kunagi siin koristanud, sest see oli räme rasvakihi all. Ma reaalselt küürin, ma teen lihtsalt mingi 3 söökist seebipesu sellele ja siis ma teen kuiva, siis ma teen veel jõhker, aga ei ole hullu. Vähemalt saab puhtaks, vähemalt saab hea lõhna sisse igale poole, sükse nagu puhta lõhna selles suhtes. Nii et koristame edasi, asjad on ka nüüd kõik siin autost ära toodud, Kaspar tegi kõik ära, riided on siin. Kuidas nende vakuumkottidega läks nagu läks. Vähemalt see autosse asjad pandud, siin enamus vakuumkotid hingasid ennast lahti. Ma vaatan 2 tükki vist on jäänud vakuumist, ülejäänud on kõik lahti tulnud. Ja siis ongi asjad on vaja lihtsalt kappidesse saada, siit nii istub siin praegu pattide vahel. Ja siin räigelt asju, õnneks on palju kappe ka, kuhu asju panna. Suur teleks on. Näiteks peegel nagu lihtsalt nagu räme must, aga vähemalt nüüd hakkab looma vaikselt siit. Nii, esimene päikseloojang siin korteris. Seda näha ei ole, aga seal taga kuskil loojub. Siit paistavad mäed. Ja siin on segadus veel.
nii, lennuki outfit check. Lennuki outfit check. Selline ma olen. Igaks üks klamber ka kaasas ja täna oli küll esimene hommik meil siin korteris, aga mina juba lendan Eestisse tagasi. Veider on küll mõelda, aga asjad on vähemalt kontrolli all, asjad on vähemalt tehtud. See on kõige peamine, süda on rahul ja väga hea on siia tagasi tulla kindlasti ja mulle meeldib väga lennata ka, nii et ma olen väga excited ja praegu mis lähme Alicante lennujaama, seal mul läheb kell 11.55 lennuk, siis ma maandun mingi aeg, ma ei mäleta, mis aeg ma maandun siis Londonis ja siis Londonis ümberistumine ja ma saan juba Eestisse sealt, nii et 9 aeg õhtul ma peaks juba Eestis olema ja siis mul tuleb EMS lennukile vastu. Nii et let's go lennule, polegi ammu lennukiga lennanud, viimati lendasin siis, kui me Türgis käisime. Aga imelik on ikka, me alles jõudsime siin Hispaaniasse, nüüd ma juba lendan tagasi. Aga mis seal ikka, samas täiega tore, näeb pere ja kõike nii, et kahju on küll sihukest ilma siia maha jätta. Aga vähemalt on hea siia tagasi tulla, siin on kogu aeg ilus ilm, nii et... Kõik on roheline. Vaatame, mis pilt nüüd Eestis ootab. No nii, täna on 23. veebruar ja ma jõudsin tagasi Hispaaniasse. Ma tean, ma ei vloginud vahepeal seda aega nagu üldse. Mis vahepeal kõik toimunud on, ma update'in ära. Ma käisin vahepeal Eestis, see oli viimane klipp, mida te nägite. Siis ma jõudsin, kolmapäeval ma läksin, jõudsin tagasi pühapäeva õhtul ja nüüd 2 nädalat hiljem ma käisin uuesti Eestis, jõudsin teisipäeva õhtul ja nüüd pühapäeval täpselt 2 nädalat hiljem ma olen tagasi Hispaanias oma armsas Alicante lennujaamas ja ootan Kasparit. Mul lennuk maandus oluliselt varem, kui pidi. Nii et ta varsti peaks jõudma ja ma ei teagi, kust alustada. Vahepeal lihtsalt sisse elanud, käinud kõigepealt Eestis, siis sisse elanud, uuesti Eestisse läinud ja miks ma pidin nüüd 2 korda Eestis käima, oligi lihtsalt sellepärast, et me tegelikult pidi üks tüdruk filmima jääma sel ajal, kui me oleme Hispaanias. Põhimõtteliselt nagu enamus sisu me ju teeme või enamus meie tööst on tegelikult ju internetis arvuti taga, aga väike osa tööst on ka see, et on vaja käia koha peal filmimas ja see tüdruk ikkagi ei hakanud filmima. Väga ootamatu meie jaoks, nii et ma siis lendasin kõigepealt esimene kord, kui ma lendasin Hispaaniasse, siis oligi see, et ma olin alles paar päeva tagasi teada saanud, et ta ei jää filmima ja siis nüüd, kuna üleeile oli Super Skypargis disko, mida oli vaja kajastada, siis ma lendasin uuesti nüüd Eestisse, kajastasin selle ära, sai kõik sisu tehtud, pluss veel kogu märtsi materjaliga teistele ettevõtetele sain filmitud. Nii et nüüd ongi lihtsalt väga kiired päevad olid, jõhker nagu, ma isegi nagu väga pikad päevad, väga nagu stressirohked päevad isegi ma ütleksin, sest ma olin suht magamata ka esimesed 2 päeva, kui ma Eestis olin. Muidu oli nagu hästi tore käia Eestis, et näed nagu lähedasi ja kõik ja mulle see variant tegelikult meeldib, sest et nii on nagu kontroll on meil täielikult selle asja üle. Aga lihtsalt see, et nagu 2 nii nagu järjest käimist oli praegu, et see võib-olla kuidagi nagu väsitas mind natukene, aga samas nüüd on jällegi hea olla ja nüüd ma olen tagasi siin lennujaamas ja ma tunnen nagu täpselt nagu eelmine korki, kui ma jõudsin tagasi Hispaaniasse, ma tundsin, et ma olen nagu tagasi kodus ja praegu ma tunnen täpselt samamoodi, et ma olen tagasi kodus reaalselt. Nii et see on nii hea tunne, täiega hea tunne ja nüüd ma saan siin kauem olla, enne kui ma pean uuesti tagasi lendama mõneks päevaks. Nüüd ma olen siin põhimõtteliselt 6 aega, enne kui ma tagasi lendan, nii et saan nüüd väga rahulikult võtta. Vahepeal me oleme endale siin jõuksi saanud, siin siis Torreviejas ja ülimõnus jõusaal on, täiega meeldib, me oleme Torreviejas rohkem avastanud, see on lihtsalt üli hea linnakene, meile räigelt meeldib nii palju rohkem teha kui Tallinnas, me oleme mingi shoppamas käinud juba, meil on mingi äge shopping centrid, asjad, ühesõnaga ma näitan neid kõiki teile veel, kui me lähme nendesse kohtadesse,
ma vahepeal jälgin, kas Kaspar tuleb. Igatahes ma näitan neid kõiki teile. Mul lihtsalt vahepeal kuidagi ei olnud mahti, et filmida. Ma ei tea, kuidagi oli nii tihjaks ennast tõmmanud sellest ja pigem keskendusin Instale ja TikTokile, et YouTube'il väga nagu mahti enam ei olnud. Aga ma võtan ennast selle kätte ja see vlog siin ongi selline pigem esimeste nädalate vlog, updating, kuidas meil see sisseelamine siin läheb. Nii et yes, väga segapudru kapsad kindlasti see vlog, aga samas kindlasti väga põnev vaadata hiljem ka endal tagasi. Ja mis kaudu ma siis täna lendasin? Täna ma lendasin niimoodi, et või ka tegelikult teisipäeval, kui ma läksin Tallinna täpselt samamoodi, nii et ma lendasin Alicantest Barcelonasse, Barcelonast Tallinna ja praegu ma lendasin samad teed mööda tagasi, et Tallinn, Barcelona, Barcelona, Alicante. Aga eelmine kord, kui ma käisin, siis ma läksin Alicante, London, Luton, Tallinn, et oleneb päevast, millal lendad. Lennud läksid täna väga hästi kõik, ei hilinenud. Eelmine kord mul see siselend siin hilines, ehk Barcelona Alicante hilines, sest lennukil oli mingi rike, aga seekord ei hilinenud, aga ei ole Kaspar, ei hilinenud, aga räige turbulents oli. Mul natuke lõi papina sisse isegi, sest mul nagu nii pikalt turbulentsi ja sükest päris kõvad turbulentsi ei olegi nagu olnud. Aga samas ma ei tea, ma õnneks istusin äärmisel kohal. Mul isegi meeldib see kõige äärmine koht kõige rohkem, sellepärast mitte akna all siis, vaid nagu kõige äärmine, kõige koridori poolsem, sest et esiteks sa võid püsti tõusta ükskõik millal sa ise tahad ja teiseks on see, et sa ei näe aknast välja nagu, või sa vaatad aknast selles ikka näed, aga nagu sa ei ole nagu sundasendis kogu aeg aknast välja vaatamas, sest et kui turbulents on, siis see on nagu veel hirmsam, kui sa vaatad aknast välja ka veel. Ma ei tea, minu jaoks see tekitab rohkem hirmu. Nii et jaa, aga õnnelikult siin, nii et väga hästi on kõik. Okei. Asi läheb väga huvitavaks. Täna on siis 28. veebruar. Me oleme varsti 6 aega siin olnud ja täna vaatan, ilm on täna nagu täitsa käest ära olnud, ülituuline on ja meil on nagu muidu iga päev põhimõtteliselt päike olnud, ülisoe, täna on nagu hullult külm ja tuuline. Ja siis ma mõtlesin, et ma vaatan huvi pärast, mida ilmateade lubab ja kas meil on mingid hoiatusi siin piirkonnas. Ma siis guugeldan ja mida tuleb vastu severe, kuidas seal nüüd oli kirjas, ühesõnaga mingisugune severe weather warnings, põhimõtteliselt nagu mingi räige, mingisugused warningud on ju. Et no mis on meil siin? Kõige suurem oht on siin see, et uputab. See on nagu suht suur probleem nendel siin, et ma näin videoid, kuidas Tore Vehas on nagu uputanud ja see ei ole nagu väga fun. Lihtsalt selles mõttes meie jaoks, et me oleme täpselt mere ääres on ju. Ja kui uputab, siis see kõik nagu meile läheb peale. Aga muidu nagu ükskõik oleks sellest on ju. Et okei, suva lihtsalt oleme kodus, oleme toas, võtame oma need toitu varume lihtsalt koju ja mis iganes on ju. See selleks. Aga lihtsalt see, et meil on auto pargitud otse maja ette ja praegu kell on reaalselt mingi 12 varsti. Ja ma vaatasin, et põhimõtteliselt hoiatus on antud homme kella 6 hommikul kuni õhtul mingi 7. Ehk siis, ja seal oli kirjas, et need lained võivad ulatuda 2–3 meetrini tulla. Ma ei mäleta, mis see veekogus oli, palju võib alla sadada vett. Aga põhipoint on selles, et need lained on isegi suva. Need ei mõjuta meid niimoodi. Aga kõige hullem on see, et siin lihtsalt need kaevud hakkavad üle ajama. Ja siis siin on nagu kõik on vett täis ja kõik see suur veepahmakas liigub alla ja ta liigubki nagu, kuidas ma seda seletan, meil on maja on ju, siin on meie maja. Ja kui sa meie maja juurde tahad sisse keerata, siis sa pead minema nagu mäest, nagu sellisest väiksest nagu künkast justkui alla sõitma. Ja meil on nagu auto ongi nagu siin nagu künk all. Nagu väike siuke küngas ja siis siin all on see. Ja ehk siis nagu see tähendab seda, et täpselt see kõik, see veejõud läheb nagu siia. Ja ma praegu mõtlen, et
see on nii tobe. Ma ei ole mitte kordagi Hispaanias autoga sõitnud veel. Sest ma olen veits kartnud seda, on ju. Ja ma vastasin alles praegu, või praegu Kaspar on rõdul, ta ei tea veel sellest, aga ma vastasin alles praegu, et siukene hoiatus on meile antud. Ja ma mõtlen, et me peaks praegu minema parkima oma auto ümber. Sest et hommikul ilmselgelt me järka kell 6 ja selleks ajaks võib autoga olla midagi juhtunud. Ma olen näinud videoid, kuidas see reaalselt uputus on nii kõva, et põhimõtteliselt kõik see jõud niimoodi viib nagu autod ka endaga kaasa, et ma mõtlen, et peaks selle auto äkki ümber parkima kuskile kõrgemale. Ma räägin Kaspariga sellest, aga mis minu point oli selles, et ma ei ole kordagi Hispaanias autoga sõitnud, on ju. Ja nüüd Kaspar on reede õhtu, Kaspar on juba alkoholi natuke tarbinud, mina ei ole veel, nii et see tähendab seda, et ma peaksin rooli minema. Esiteks ma ei tea, kuhu parkida. Okei, tegelikult lihtsalt natukene eemale. Ma arutan Kaspariga ja ma annan teile teada, mida me teeme. Igatahes natukene on hirmus. Toitu meil ilmselt peaks suht koht olema okei kogus mõneks päevaks, kui me isegi ei saa minna välja siit kortermajast. Või kui poed peaks kinni olema, kuigi natukene nagu justkui võiks juurde osta võib-olla hommikul, minema kohe ostma kähku juurde. Ma ei tea, ühesõnaga natukene on sketši ka. Üldse ei salga seda. Nii, update me korra rääkisime ja me hetkel ei lähe seda ümber parkima. Vaatame, kuidas hommikul on. Ja hommikul siis kohe esasjan on poes käima. Varuma mingit liha ja asju siia. Vett on kindlasti vaja varuda. Me kraanivett siin ei joo. Sellepärast, et see kraanivesi ei ole väga kõlbulik siin majas vähemalt, kus meie oleme. Nii et vett kindlasti mitu kanistrit ja toitu natukene. Ma tahtsin ju kanasuppi teha, nii et homme teen oma kanasuppi ära ja siis meil ongi mitmeks päevaks seda kanasuppi. Nii, mul ei ole väga häält. Aga käes on hommik. Ja ma vaatan, et sadanud on päris palju öösel. Ja tegelikult lubab, et lõunaaeg hakkab rohkem sadama. Tuul on väga kõva. Ma kohe näitan. Varsti ma lähen poodi ka, ostan kanakoibrit teha kanasuppi. Nii et siis saab vaadata, millised lained merel ka on, aga ma kohe näitan. Okei, tegelikult praegu tundub, et tuul isegi jääb natuke vaiksemaks. Hetkel on nii, et Sydney räigelt naudib siin rõdu peal käimist. Britney väga ei naudi. Ja ta reaalselt küsib öösel, ta küsib hommikul, ta kogu aeg küsib siia rõdule. Nii et ma lihtsalt tulin taga istume siia rõdule praegu. Ja võtsin oma tee kaasa, ingveri meetee. Hakkan seda jooma. Täitsa siuke tunne nagu Eestis oleks, ainult et palmid vaatavad vastu. Siuke Eesti ilm on. Eesti ilmakene on õues. Kodule tunne vaata kohe. What? Reaalselt vaadake seda. Oh my god. See on meie naabri rõdu, keda ei ela siin, on ju. Või nagu ta tuleb ainult 2 korda või mingi 2 nädalal aastas elab siin. Aga tal reaalselt, miks tal vett nii palju siin? Mida? See on ebaloogiline, see on täiesti ebaloogiline, sest seal, nagu kust tal tuleb see vesi reaalselt? Ma ei tea, kas mingi vihmaveetoru siis nagu lekib siia talve. Aga what? Lained on ka ikkagi päris suured, aga pidi teil suuremaks minema. Naljakas on see, et kui ma tulin, oh my god, need palmid, oh my god, ma näitan. Okei, see tuulehoog läks mööda, aga naljakas on see, et ma tulin kortermajas alla. Seal oli mingi punt hispaanlasi, vanemad inimesed. Ja räigelt palju inimesi oli. Ja midagi nad siin pläkutasid seal all ja siis ma läksin välja ja ma vaatan, nagu meie auto on kinni pargitud või seal oli mõned auto teel. Et ma mõtlen, nagu miks nad mujal esiteks ei parginud, et väga huvitav, et nad just sinna pargivad. Ma just mõtleks, et ma pargiks eemale, et väga huvitav, et nad
et nad kõik sinna panid, meil ei ole kunagi nii olnud, et meil nii palju nii palju autosid seal parkimas. Et väga veider. Nii, update. Ma olen jälle siin rõdul oma teega Sydneyga hommikul. Ma olen täiesti haige. Mul on nüüd nohu, mul on köha. Eile toimus tegelikult siin Torreviejas karneval. Hispaanias on see karnevalide teema. Ja ma isegi mõelnud, ma nagu nüüd kui ma järgi mõtlen, ma mäletasin, et tegelikult 1. märts on. Ma ei mõelnud sellel absoluutselt teile. Esiteks sellepärast, et torm oli. Teiseks sellepärast, et ma olen haige. Ja täna ma vaatasin, et see toimus eile. See on pikki küll. Nii näe, et me unustasime ära selle nagu. Tegelikult oli nagu tundus täiega ka. Nii, me panime ennast valmis, et minna nüüd esimest korda Torrevieja turule, mis on avatud ainult reedel kella hommikul 7 kuni päeval kella 2. Varsti on kell 12, nii et viimane aeg, et minna. Lähme vaatame koos, mis seal leidub ja mida toredat me sealt saame. Palju autosi siin ees, parkla, see on isegi, see ei ole põhiparkla on seal sees, aga juba näen neid turu majakesi. Lähme vaatame. Siin ees on näha riided, aga siin on värsket kaupa ka palju. Ma juba nägin kotikestagi inimesed tulevad. Nii et lähme vaatame. Siin on siuksed tururiided, aga on ka korralikke. Jalanõusid, voodipesud, vaibad, sussid. Tahad kasukad olemas. Siin on mingi nahast, kotikesed, asjad kõik. Huvitav palju siin maasikakilo hind on. 2 eurot kilo ainult. Maasikakilo hind. Ma ostan maasikaid. Siis hernekilo näiteks 3,99 siin. Ja ubade kilo 1,49. Suur valik mingeid maiustusi. Mulle tundub, et siin on, need on mingid tatli ja pähkli omad äkki. Just siin kilo herneid, 4 eurot. Siin on pikk laud oliive. Olenevalt oliivist kilo hind 9,80, 18. Kuidas oli? Oli hea. Oliivi paradiis, jah. Ostad või? Natural. Estas muy spicy? No, poco spicy. Natural. Sí. Paremad kui poomad, või? Tuna. Poemast ma ei ole proovingi. Ma neid tavalisi proovin. Siin üks kana kipsetamine käib. Näeb nii välja ja nii et lõhnad ka, oh my god. 11 euri. Poole. Kuuekas. Okei. Siin on siis erinevad veinid. Tal näiteks 3,50 liiter või 30 liiter.
ja siis isegi apelsinivein näiteks. Päris äge. Enamus ostud on tehtud, kotid asju täis ja nüüd võtame kohvi, mis on siis siin 1,50 kahve con leche. Meil on nüüd turul käidud ja väga üllatav oli, nagu väga heade hindadega asjad, ülisuur valik kõigele ja tasubki lihtsalt teha nii, et tuledki korra nädalas siia reedel, siis toimub see turg. Tuled siia, ostad oma kõik värsked asjad ära, mis sul vaja on nädalaks ette ära ja ma ütlen, siin on esiteks nii hea valik. Poes ei ole nagu elu sees nii head valikut, näiteks ma tahtsin ükspäev peterselli osta ja ma käisin 2 erinevas poes, kummaski on peterselli. Praegu ma sain peterselli pundi 70 senti või. Ja nagu suur peterselli punt selles suhtes. Ja me ostsime ikka kõvasti värskeid asju. Ma hiljem teen videoga sellest TikToki, mis me kõik ostsime. Igatahes 24 € läks kõik kokku ja no, mis me kõik ostsime, mingi avokaado, mango, maasikaid, sellerid, tomatid, oliive, issand, mida kõike veel reaalselt, brokolit, nagu räigelt asju lihtsalt ja lihtsalt nii vähe läks, et ja apelsini ostsime ju reaalselt 5 kilo või, oli 5 kilo, 3 €, et jah, väga tasub siin käia ja väga äge turg. Me tulime siia täpselt siis, kui see hakkas juba inimesed hakkas veits juba asju kokku panema, nüüd ongi 4 minuti pärast, nad tegelikult peaks ikka kinni panema ennast, 4 minuti pärast on kell 2. Nii et võib-olla järgmine kord tunnika varem tulema, siis kuigi samas praegu oli ka okei, aga siis jah, ma ei tea, järgmine kord võib-olla tahaks juba seda kanaga proovida, mis siin need küpsetasid, seekord ei ostud, aga võib-olla järgmine kord isegi prooviks seda. Ja mis mulle meeldis, et siin oli tegelikult neid toiduputkasi, nagu sellised toidukärusi oli ka siin päris mitu ja jumalast nagu normaalsete hindadega müüvad seal asju, näiteks mingi salat oli 4,50 kauss ja siuke, jah, mõnus, nii hea vibe ka, mingi Hispaania muusika käib taustal ja siuke mõnus ja riiete valik oli siin väga lai või igasugustel mingi kottide ja asjad, et noh, nendest meil nagu väga palju ei vaadanud, aga me kõndisime mööda ja ma vaatasin nagu täitsa korralikke asju meiakse, täitsa hea hinnaga. Nii et vägagi tasub siia tulla. Kui te Torreviejasse kunagi satute, siis pange Google'isse Torrevieja market, Friday market ja siis kohe tuleb ette, et nagu kus see on ja millal tulla ja kõik. Ja ma tean, et pühapäeviti on siin ka üks eestlane kirjutas mulle, et pühapäeviti on ka üks turg avatud siit Torreviejast üts väljas, et ta soovitas sinna ka väga minna. Nii et eks me vaatame millalgi siis sinna ka, et see pidi nagu veel suurem olema. Et see pidi siin palju väiksem olema, kus me praegu käisime. Ma mõtlen juba selidega, et täiega suur, kus me praegu käisime, et huvitav, kui suur see teine siis veel on, aga jah. Igatahes, täiega, ma ei tea, mul on hea meel, et me tulime siia, ma olin nii excited ja ma täiega ootasingi, et see on mingi siukene mõnus asjalik turukene siin ja oligi väga asjalik ja väga populaarne, palju rahvast, suur valik, palju konkurentsi siin nendel müüjatel oma vahel, et siis hinnad on väga head, muidugi oleneb ka nagu kelle käest võtad, ühel on maasika kilo ainult 5 €, teisel on 2 €. Muidugi siin kindlasti on ka sordi erinevused, aga ikkagi, et valikut jagub ja see on väga äge. Merel on üks paat, vaatasin, miks nii palju lind ümber on, ilmselt kalapaat, ma eeldan, ja seal on päris palju purjekaid. Nii, meil on siis turul käidud, kõik see värske, siin on herneid, siin on asju, läks kokku maksma siis 20 € ringis, natuke üle 20. Nii et väga bueno. Nii, täna on naistepäev, nii et ilusad naistepäeva kõigile. Mul on siuke hommiku hääl veel. Aga teen väikse kokkuvõtte veel Eestis turul käigust. Esiteks ma olen lihtsalt nii üllatunud ikkagi, kui palju me saime selle raha eest. Paar asja olid seal nagu kallimad ja sellepärast nagu läks ka veits rohkem, et näiteks mingi halva maksis seal peaaegu 4 € ja nii, aga nagu kõik muud see hästi lihtsalt. Ja eelõhtul ma siis otsustasin, et kuna mul eile oli trennivaba päev, siis ma
lihtsalt koristasin neile kogu elamise veel ära. Ma iga nädal ikkagi korra üritan ära koristada kõik. Endal lihtsalt palju mõnusam, puhtam olla, pluss see, et kassid ka ikkagi karva ja ma olen ise kogu aeg kodus ja siis nagu kõik see tolm ja kõik asjad siin hakkavad lihtsalt väga häirima. Ja pluss ma tegin endale ka meal prep'i ära, ma hakkasin nüüd uuesti meal preppima. Tegin ühe mingi makaroni, kanahakliha, juurika, roa. Ja ongi, väga muud ei teinudki, väga tegus päev või selles suhtes tööd ka tegime, aga ma seda töö tegemist nagu ei hakka iga kord mainima, kui me teeme tööd, sest see on nagu väga tavaline asi on ja vot. Ja tegelikult varsti ma tulen jälle tagasi ka Eestisse. Eestis oleku aega ma ei vlogi, sest et mul on lihtsalt nii kiire, et ma ei jõua ja ma ei näe väga mõtet seda vlogida. Ma arvan, see ei huvitaks ka teid väga. Nii et mulle tundub, et see vlog siin on räigelt pikk juba nagu üle kuu aja pikk. Nii et on aeg see vlog siin ära lõpetada ja see üles laadida. Järgmises videos ma arvan, et kas mina üksi või siis koos Kasperiga teeme mingi kokkuvõtte sellest esimesest kuust, mis me oleme siin elanud. Ja kindlasti veel vlogisid ja eks meil on ju nii palju veel avastamata siin Hispaanias, et me ei olegi jõudnud, me võime ainult sisse elanud siin, et polegi jõudnud veel väga palju käia. Nii et palju põnevat contenti on tulemas, väga palju paneme üles mõlemad oma Instasse ja TikToki, nii et võid meid seal followda ja subscribe'ista kanalit, kui sulle meeldivad need Hispaania videod, like seda videot, kui see video sulle meeldis. Ja sa võid anda mulle kommentaarides märku, kui sul on mingeid küsimusi selle meie elu kohta siin, siis äkki järgmises videos saavad need küsimused ka vastuse. Ja keegi tahtis ka tegelikult kodutuuri ja taheti ka teada, palju meil üür on ja kõik asjad ja kuidas meil läks selle üürikodu leidmisega. Ma arvan, et enamus küsimustele saite võib-olla siin vastuse, aga sihukese pikema kokkuvõtte teeks ka äkki järgmises videos. Nii et ja, vot, pane oma küsimus alla, kui sul on mingi küsimus. Kui ei ole, siis on ka mega fine. Meil on nii palju, mida rääkida. Vot, aga näeme jälle järgmises videos. Tänks, et vaatasid. Tšau!